Tere! Tervitan teid täna siis jälle terviseandmete valdkonnast Metroserdist Tervisekompassi webinari kanalilt siit vihmasest Tallinnast ja arutleme ja mõtleme edasi, kuidas terviseandmeid kasulikult kasutada ja neid väärindada. Täna on meil uus külaline. Esinejateks on siis Kai Siinma, mina ja Kristel Oitmaa. Kai Siinma on Baltic HC Solution asutaja nõukoja liige ja räägib kui ettevõtja vaatest ja kogemusest täna teemal usaldusväärne ligipääs terviseandmetele, kuidas ühildada kaitse, selgus ja kasutus. Palun, Kai. Tere ja rõõm minu poolt ka kõigile. Aga võib-olla panekski kohe selle presentatsiooni ette, et siis läheks sedapidi edasi. Ja, palun. Ja. Ühesõnaga Baltic HC Solution, millega me tegeleme, põhiliselt tegelemegi siis kulutõhususe analüütikaga tervishoiu valdkonnas, tervise nii-öelda majandusküsimustega, aga ka turulepääsuteenuste varajase hinnastamise ja muude selliste küsimustega. Ja meil on väga erinevad kliendid, on siis nii-öelda ravimitööstus, biotech, aga ka medical devices software ja on ka juba tulnud meil tehisintellekti põhiseid meditsiiniseadmeid. Ja enamik meie teenustest läheb eksporti. Meil on oma 2 uurimusvaldkonda firma sees, mis siis on just suunatud tervishoiuotsuste mõju hinnangutele, kuidas ta mõjub majandusele. Ja samuti me vaatame erinevaid lähenemismeetodeid tänastele kulutõhususanalüüsidele ehk et mis võiks olla tänases päevas nagu mõttekam. Ja seoses sellega me puutume muidugi väga palju kokku andmetega. Ja tõesti, kui me ütleme, et Eesti on väga heade terviseandmetega keskkond, siis nende andmete kättesaamine ja kasutamine ei ole mitte sugugi parem kui kuskil teistes Euroopa riikides. Ja tõesti on niimoodi, et kui sa tahad täna pakkuda teenust, ütleme siin kodus, Eestis, Baltikumis, siis sa võib-olla võid tegeleda lihtsalt andmetega, mis on täna kättesaadavad, aga kui sa soovid konkureerida globaalselt või Euroopa tasandil, siis ilma suurandmeid kasutamata ei ole see enam sisuliselt võimalik. Seetõttu on ka meie huvi see, et andmete kättesaadavus oluliselt paraneks. Ja meie nägemusest on nüüd või meie kogemuse põhjal, eks ju, et kui me vaatame, et meil on kättesaamiseks 2 sisuliselt teed, et üks on see, et kui me tegeleme terviseandmetega, et siis neid saaks kasutada teadusliku, statistilisel või avaliku huvi eesmärgil. Ja teine võimalus on, et kui andmed on anonüümitud. Et esimest tavaliselt kasutatakse siis pseudonüümiseeritud andmeid või pseudonüümitud andmeid ja anonüümiseerimist üldiselt Eestis ei kasutata. Ja mis tähendab viibki olukorrani, et niisugused suurandmed, kus on juba seotud võib-olla inimese rohkem terviseandmeid, inimese võib-olla isikuandmeid, palkasid, makse, haridust ja nii edasi, et nende ligipääs on Eestis täna võimalik peamiselt mingi avaliku sektori ettevõtte vahendusel, näiteks ülikoolide kaudu. Ja väga ülemääraselt on rakendatud põhimõte, et terviseandmeid ei saa anonüümida, et neid saab ainult pseudonüümida. Ja tegelikult selline lähenemine ei ole nõutav GDPR-i ega ühegi teise reeglistiku alusel. See mure on õigustatud, et alati jääb küsimus, millised andmed on siis nüüd täielikult anonüümiseeritud
ja kas tulevikus võib tekkida võimalus, et isegi kui me täna leiame, et andmed on anonüümiseeritud, et neid on ikkagi võimalik tuvastada. Ja kõikide nende murede taustal tegelikult ongi siis lihtsam otsustada, et hästi lepime pseudonüümitud andmetega. Aga ettevõtluses sellisest pseudonüümimisest meil ei piisa ja ei piisa sellepärast, et me ei saa neile otsest juurdepääsu, et juurdepääs jääbki nagu enne mainitud läbi kolmanda osapoole, aga veel on ka see, et sinna näiteks kui ta käib läbi ülikoolile usaldatud andmebaasi, siis sinna juurdepääs on ikkagi juba siis ka ülikooli poolt selleks, et ennast kaitsta väga piiratud. Ja see lõpeb sellega, et sa justkui pead andma selle mõtte või selle ülesande lahenduse siis palve edasi kolmandale osapoolele, kes siis kuidagi seda lahendab ja annab sulle tulemuse tagasi. Et me olen võrrelnud nagu seda, et kui mul on laps käib koolis, helistab, et ma unustasin töövihiku koju, lahenda ülesanne 3, mina võtan ChatGPT, lahendan ülesande 3, saadan vastuse lapsele, siis meie oleme antud juhul selles lapse staatuses, et me saame siis sealt kolmandalt osapoolelt vastuse, kusjuures me täpselt ei tea, kuidas ta seda lahendas ja me teame, et tema kompetents antud valdkonnas kindlasti ei ole nii sügav, kui on meil selle ülesande lahendamiseks, aga jäävad sellised nagu kahvel oluline sisse. Ja tegelikult see väga suurel määral pidurdab innovatsiooni ja meil ei ole ja tootearendust kui sellist. Et miks siis seda anonüümiseerimist nagu ei rakendata, põhiprobleem ongi see, et meil Euroopas puuduvad reeglid. Et kuigi GDPR seda ei keela, ta ka ei anna mingit reeglistikku. Ja kuna reeglistikku ei ole, siis andmevaldajale toob igasugune selline otsus andmed anonüümiseerida kolmandale osapoolele välja anda suurenenud riskid ja see teadmine toob kaasa totaalse otsustusvõimetuse ehk otsuse pigem seda mitte teha. Nüüd me oleme vaadanud nagu ringi mujal, ja jättes kõrvale nüüd Aasia või Araabia maad, et meile kultuuriliselt võib-olla kõige lähem on siiski Ühendriigid ja nemad on astunud ikka väga suure sammu edasi. Nendel on loodud 2 rakenduslikku teekonda. Üks on siis nii-öelda Safe Harbor, mis siis ütleb, et kindlad 18 tüüpi identifikaatorid, mis siis on ette määratletud, et kui need on eemaldatud, siis loetakse andmed anonüümiseerituks. Ja teine on siis ekspertotsus, kellele siis on samuti ette antud väga selged juhised, miks ja kuidas siis ja millal lugeda andmed anonüümiseerituks. Ja seda rakendatakse siis juhul, kui näiteks võib-olla ei ole võimalik kõike 18 indikaatorit eemaldada, et uurimine on teise eesmärgiga. Ja peale seda, nagu nemad nimetavad seda de-identification protseduuriks, ei kuulunud enam andmekaitse alla, nad loetakse statistikast. Täpselt sama ütleb ka tegelikult GDPR, et täielikult anonüümiseeritud andmed ei käi enam GDPR-i alla. Ehk et kui me ka ühte, mida me näeme, mida oleks vaja Eestis või Euroopas laiemalt, on tegelikult väga selge arusaam, millal loetakse terviseandmed anonüümiseerituks. See peaks olema selgelt reglementeeritud. Selline Safe Harbor peaks olema peaaegu et automaatne protseduur, mille alusel saab andmeid väga kiirelt kätte ja expert determination on samuti vajalik ja ka selleks tuleb oma nagu protseduurid luua. Ja ettevõtete jaoks on nagu samuti vaja, et see ei ole ainult nendele, kes täna andmeid valdavad, ei ole see reeglistik vajalik, et meile kui ettevõttele on see täpselt sama palju vajalik, sest et ka meil on kriitiline vältida
igasuguseid segadusi, igasugust andmeleket, valesti enda kätte saadud andmeid ja teiseks meil on vaja ka enda turvamiseks kindlat reeglistikku ja meie saame samuti kontrollida, kuidas need andmed on siis anonüümiseeritud vastavalt meie vajadustele ja me teame, et see on kindlate reeglite järgi tehtud, et meil ei teki mingit juriidilist või maine riski. Ja loomulikult inimesena ei taha ma samuti, et minu terviseandmed oleksid ebamääraselt laiali jagatud väga mitmete osapoolte vahel. Et selles mõttes see reeglistik aitaks meid väga palju edasi. Ja mu viimane punkt ongi ilmselt selles, et nii nagu oli see USA-s oli expert opinion lubatud, siis ka meil kindlasti on vaja sellist eesmärgipõhist anonüümiseerimist. See tähendab, et kui me otsustame ära, et näiteks mingite identifikaatorite eemaldamine anonüümiseerib andmed, siis väga paljudes sõltuvalt selle uurimuse eesmärgist ei ole alati võimalik kõiki neid indikaatoreid eemaldada, et see pole lihtsalt mõttekas. Näiteks kui me reeglina eemaldaksime haridustaseme, siis kui ma tahan uurida näiteks infarkti mõju erinevate haridustasemega inimestel, siis mul on vaja see haridustase lisada. Ja niipea, kui me ühe indikaatori tagasi lisame, siis see loob nagu uue kaskaadi, mille alusel tuleks hinnata nüüd, kas andmed on endiselt anonüümiseeritud. Ja meil on nagu selge mure, et andmevaldajatel täna endal sellist aega ja kompetentsi ei ole. Näiteks, et me loodaksime, et Statistikaamet või Tervisekassa, et kui me esitame neile eritaotlused, et seal on see aeg, pigem just see aeg, et neid otsuseid teha. Ehk et sellest tekkis ka küsimus, et kas meil oleks vaja ka mingit anonüümiseerimise kompetentsikeskust, kuskil keegi, kelle peale saab siis kindel olla, kui sul on näiteks erijuhtumid, et sa saad sinna pöörduda ja nad viivad läbi siis anonüümiseerimise protseduurid ja saad andmed vastavalt kätte. Ja sisuliselt ongi lühikene kokkuvõte, et suurandmete kasutamine on muutunud möödapääsmatuks uute toodete ja teenuste loomisel. Ja selleks, et me lõpuks ometi saaksime hakata terviseandmeid kasutama, on vähemalt meie kogemus see, et tuleb luua palju selgem raamistik andmete kättesaadavuseks tagamiseks. Mul rohkem mõtteid ei ole jagada täna. Suur aitäh sulle, Kai, selle ettekande eest, et me läheme siit siis nüüd edasi oma webinari teemakäsitlusega. Kai esitas sellise reaalse ettevõtja vaate nendest probleemidest ja soovidest, mida terviseandmete puhul mille puhul ollakse silmitsi täna. Meie siit nüüd Metroserti rakendusuuringute keskuses käsitleme seda teemat edasi, kuidas meie oleme seda lahendamas ja edasi peale minu ettekannet võtab üle siis doktorant Kristel Oitmaa, kes käsitleb ökosüsteemi mudeldamise problemaatikat. Mina kavatsen rääkida põgusalt ligipääsust ja turvalisust andmete kasutamise teisese analüüsi jaoks. Et teisene andmekasutus kokkuvõtlikult tähendabki, et me ei kogu neid andmeid uuesti, vaid kasutame olemasolevaid terviseandmeid uuel eesmärgil. Ja seda siis teadusuuringuteks, tehisintellekti arenduseks või ka siis tervishoiuteenuste parendamiseks. Ja selline kasutus on Euroopa Liidu poliitikas tõusnudki fookusesse. Esiteks on siis Euroopa Health Data Space'i eesmärgiks just turvalisuse, usaldusväärsuse ja üle-euroopalise raamistiku loomiseks, kus andmeid saab siis kasutada teisese analüüsi jaoks nii, et inimese privaatsus oleks alati kaitstud. Ja küsimus ei ole enam selles, kas seda tohib teha, vaid selles, kuidas seda teha õigesti ja usaldusväärselt. Läheme siit nüüd edasi.
Eestis on, nagu juba Kai seda mainis, üks Euroopa tugevamaid terviseandmete infrastruktuure. Meil on nii digilugu, laborite registrid, haigekassa andmed ja rahvastikuregister. Kui neid andmeid aga kasutada turvaliselt ja sihipäraselt, siis tekibki tohutu potentsiaal teadusuuringuteks. Ja OECD ning WHO on mõlemad rõhutanud, et terviseandmete korduskasutus on avaliku väärtuse loomise keskne mehhanism, mis aitab tuvastada riskitegureid, prognoosida haiguste kulgu ja testida uusi ravimeetodeid, ilma et inimesi peaks uuesti kaasama. Samas on ligipääs ja usaldus endiselt siis see reeglistikust tulenev pudelikael, et kui puudub see turvaline ja selge raamistik, siis jäävad kõik nii teadlased kui arendajad ootele ja nende väärtuslikud teadmised lihtsalt seisavad ja me ei vii ellu väga vajalikku, täna juba väga vajalikku innovatsiooni. Ehk siis teisene kasutus on pigem usaldusliku ligipääsu probleem, mitte enam tehniline probleem. Edasi. Kuuleme sageli väidet, et GDPR takistab terviseandmete kasutamist, kuid iseenesest on see ikkagi väärarusaam, sellepärast et GDPR-i artikkel 9 lõige punkt 2 just annabki selge aluse teadusuuringuteks ja arendusteks, kui on tagatud asjakohased turvameetmed, näiteks andmete pseudonüümitus ja kontrollitud juurdepääs. Ja sama kinnitab ka Eesti isikuandmete kaitse seadus, mis rõhutab, et teadusuuringud ja rahvatervise eesmärgid on avaliku huvi küsimus. EHDS-i raamistik on nüüdseks juba omakorda loonud selle õigusliku silla, et andmete teisene kasutus oleks lubatud, kuid see peab toimuma siis turvalises andmekeskkonnas, secure data environment, kus analüüs liigub, aga andmed ei liigu. Regulatsioon seega ei ole keelav, vaid õiglane, auditeeritav kokkulepe ühiskonna ja innovatsiooni vahel. Turvaline ligipääs ei tähenda andmete jagamist failidena ega nende kopeerimist uurija arvutisse. See tähendab töötamist turvalises arvutusruumis, keskkonnas, kus andmed asuvad järelevalve all ja kasutaja pääseb ligi ainult talle vajalike andmeosadele. Ja selline lähenemine on juba laialt kasutusel. Siin on väga head näited on Ühendkuningriigis, Hollandis, Soomes. Sellised võimalused on loodud juba ka Eestis. Neid nimetatakse siis Trusted Research Environment ehk turvaliseks andmeanalüüsi keskkonnaks. Ja sellise mudeli järgimine vähendab nii tahtlikke kui ka juhuslikke rikkumisi, sest iga tegevus logitakse ja väljundid kontrollitakse enne, kui need süsteemist välja liiguvad. Teisisõnu, andmed ei liigu, liigub ainult teadmine ja see on nii-öelda planeeritud tulevikustandard, mida ka EHDS nüüd siis ette näeb. Ja innovatsiooni iseenesest ei saa teha ilma katsetamiseta, et me kuuleme tegelikult seda päris palju, et ideid on palju, aga seda takistab terviseandmetele ligipääsemine. Siin meie kutsume ikkagi üles nende tööde alustamisega ja siin saab ka Metroserti rakendusuuringute keskus väga efektiivselt aidata, et need ongi lahendatavad niinimetatud turvaliste andmeanalüüsi keskkondade ehk eesti keeles me kasutame mõistet liivakasti. Liivakast on see koht, kus uued ideed saavad kasvada turvaliselt, kontrollitud ja õiguslikult raamitud keskkonnas. Ja terviseandmed siis liigutataksegi liivakastidesse, mida on loodud näiteks Soomes, Rootsis, Suurbritannias ja see võimalus nüüd on avanenud ka Eestis. Ja seal on võimalik testida algoritme, analüütilisi tööriistu, andmemudeleid, kasutada realistlikke, kuid piiratud või sünteetilisi andmeid. Selline lähenemine annab arendajatel võimaluse mõista juba varases faasis, millised nõuded neil tuleb täita, et nende toode oleks kooskõlas andmekaitse ja eetika põhimõtetega. Ja Metroserti valideerimiskeskkond järgib sama põhimõtet. Me soovime toetada innovatsiooni ja luua turvalise ruumi, kus seda saab teha õigesti. Kui me räägime turvalisusest,
siis me räägime tegelikult inimõigustest ja õigus eraelu puutumatusele ja õigus tervisele ei ole teineteist välistavad. Need on kaks samal tasemel põhiväärtust. WHO ja UNESCO on mõlemad rõhutanud, et andmete kasutus peab teenima inimväärikust. Inimene ei tohi muutuda lihtsalt andmeallikaks ja arendaja või teadlase jaoks tähendab see, et eetika ei ole lisakoorem, vaid kvaliteedi märk. Kui süsteem on läbipaistev, auditeeritav ja väldib diskrimineerimist, siis see on tugevam nii teaduslikult kui ka äriliselt. Usaldus tekibki siis, kui inimene tajub, et tema andmeid kasutatakse tema enda ja ühiskonna hüvanguks, mitte kasu teenimiseks. Ja kokkuvõtvalt, kui te töötate uue tervisetehnoloogia kallal, on kõige parem aeg ongi see just see kõige parem aeg andmekaitse teemadele mõelda kohe alguses. Kasutage arenduse varases faasis pseudonüümitud või sünteetilisi andmeid. Need võimaldavad tehnoloogiat testida ilma reaalandmete riskita. Järgmisena saab liikuda liivakasti või valideerimiskeskkonda, kus kontrollitakse vastavust turvalisuse ja õigusraamistiku nõuetele. Selline etappide kaupa liikumine alates sünteetikast kuni reaalsete andmeteni on parim viis vältida hilisemaid takistusi. Ja tegelikult on see ka konkurentsieelis. Nii on võimalik tõestada, et teie toode on reguleeritav ja usaldusväärne. Ja investorid täpselt samuti ning teaduspartnerid usaldavad just neid arendajad, kes mõtlevad vastavuse strateegiliselt, mitte taktikalise probleemina. Ja Metroserti rakendusuuringute keskuse roll on ollagi usalduspartner teaduse ja innovatsiooni vahel. Meie eesmärk on luua keskkond, kus teadlased, ettevõtted ja riigiasutused saavad kasutada terviseandmeid teisese analüüsi jaoks turvaliselt ja standarditele kohaselt. Ehk et me aitame valideerida protsesse, hinnata kvaliteeti ja pakkuda auditeeritavat raamistikku, mis tõendab, see, mida te teete, on turvaline, läbipaistev ja vastavuses seadusega. Ja nüüd ma annangi üle sõna Kristel Oitmaale, kes siis edasi käsitleb oma doktoritöö läbiviidavat teadusuuringut terviseandmete innovatsioonimudeli kohta. Palun, Kristel. Nii, väga suur tänu. Ma loodan, et slaidid tulevad siia ette. Nii, väga suur tänu. Nii, ma äkki mõne sõnaga räägin ka endast. Et eelmises webinaris küll põgusa ülevaate andsin sellest, et mina olen siis Kristel Oitmaa ja tööstusdoktorant TalTechis ja teen siis head ja tihedat koostööd Metroserti terviseandmete meeskonnaga. Minu doktoritöö laiem teema tegelikult on uurida seda, kuidas tervise innovatsioonipoliitikad mõjutavad tervisevaldkonna ettevõtteid. Ja mõjutavad just konkurentsivõime seisukohalt ja võib-olla mõne sõnaga sellest ka, et miks see teema huvi pakub, et Euroopa Komisjonile on see väga oluliseks teemavaldkonnaks täna Euroopa Liidu ja Euroopa konkurentsivõime laiemalt, et teadaolevalt oleme oluliselt maha jäänud nii USA-st kui Hiinast ja mitmest siin teisest riigist ja see on siis oluline teema, et kuidas ja mil moel aidata kaasa sellele, et Euroopa Liidu riikide konkurentsivõime oleks tugevam. Ja seoses siis oma doktoritööga ja olen alustamas protsessi koostöös loomulikult Metroserti terviseandmete valdkonna meeskonnaga terviseandmete innovatsiooni mudeli koostamist. Ja eelmisel seminaril rääkisin pisut sellest pikemalt, et mis see nagu kogu selline struktuur on ja küsitlusest ja nii edasi, aga täna ma räägiksin sellest, et usaldus ja koostöö on siis selle innovatsioonimudeli üldse nagu ligipääsu ja selle väljatöötamise eelduseks. Et sellest innovatsioonimudelist võib-olla veel pisut, et tegemist on siis interdistsiplinaarse ja kontseptuaalse raamistikuga. Ja see tähendab seda, et terviseandmete innovatsiooni käsitletakse mitte ainult tehnilise või õigusliku küsimusena, vaid tervikliku süsteemina, kus kohtuvad siis mitme valdkonna teadmised, milleks on siis tehnoloogia,
õigus, eetika, majandus, poliitika ja kindlasti ülioluline ühiskondlik mõju. Ja mudelit nähaksegi siis sellise ökosüsteemina, sest terviseandmete kasutus ei toimu kindlasti ühe organisatsiooni sees, vaid mitme osapoole koostöös. Sellest ka siin eelnevates ettekannetes räägiti, milledeks on siis riik, teadus, ettevõtted, tervishoid ja patsiendid. Et nagu näha, siis see ökosüsteem on väga mitmekesine, mitme osapoolega, kõikidel osapooltel on veel enda sisemised nii-öelda ökosüsteemid, nad on kõik omavahel lahutamatus seoses, mõjutavad üksteist. Ja lisaks siis nimetatutele mõjutab neid ka veel tugevalt ümbritsev keskkond, milleks ongi siis regulatsioonid, rahastus ja kindlasti ühiskondlik hoiak. Koostalitlusvõime tähendab seda, et ökosüsteemi osadel, milledeks on siis näiteks andmed, tehnoloogiad, institutsioonid ja protsessid, on võimalik omavahel sujuvalt koos toimida, seda nii siis tehniliselt, organisatiivselt kui ka õiguslikult. Ja usalduspõhisus tähendab, et osalejatel on selge arusaam vastutusest, õigustest, läbipaistvusest ja riskide juhtimisest, mistõttu nad on valmis andmeid jagama ja ka siis kasutama. Ja see raamistik tugineb siis ütleme 3 sellisele akadeemilisele sambale, millest üks ongi siis ökosüsteemi teooria, mis kirjeldab, kuidas erinevad osapooled ja nende keskkond moodustavad ühiselt toimiva süsteemi, siis kindlasti väärtusloome mudelid, mis siis näitavad, kuidas teadmised liiguvad teadusest ettevõtlusesse ja ühiskonda, luues majanduslikku ja ühiskondlikku mõju. Ja siis 3. usaldusraamistikud, mis tagavad, et innovatsioon ei tugine ainult tehnoloogiale, vaid kindlasti õiglusele, läbipaistvusele, privaatsusele ja eetilisele vastutusele. Ja ma olen selle usalduse teema jaganud 10 selliseks kokkuvõtvaks punktiks. Et esimeseks siis terviseandmed ei loo väärtust iseenesest, vaid väärtus tekib koostööst, nagu ma ütlesin. Ja see tähendab siis seda, et üksikutes süsteemides seisvad andmed ei ole kindlasti veel teadmised ega lahendused, vaid nende tegelik potentsiaal avaneb siis, kui erinevad osapooled, milleks on siis patsiendid, tervishoiutöötajad, teadlased, ettevõtted ja riik, saavad andmeid turvaliselt jagada, tõlgendada ja rakendada neid ühise eesmärgi nimel. Ja see ühine eesmärk on siis parem tervis ja innovaatilisemad teenused. Andmed muutuvad innovatsiooniks siis, kui on loodud toimivad koostöömehhanismid, on olemas usaldus ja tagatud läbimõeldud ligipääs, mis omakorda tähendab selgeid reegleid ja kokkuleppeid, kuidas andmeid kasutatakse ja jagatakse, samuti turvalisi ja standardiseeritud platvorme, mis võimaldab andmete liikumist ja rakendamist teaduses ja arenduses. Lisaks usaldusväärset õiguslikku ja eetilist raamistikku, mis kaitseb inimeste privaatsust ja tugevdab nende valmisolekut panustada oma andmeid. Kindlasti ka läbipaistvat ligipääsuloogikat, kus iga huvipool teab, millistel tingimustel ja milleks andmeid kasutada võib. Ja kindlasti ülioluline on koostöökultuur, mis väärtustab teadmiste ja andmete jagamist, mitte siis nende varjamist. See tähendab sellist nagu mõttemaailma, et erinevates riikides on see kindlasti väga erinev. Eestis on sellega pigem hinnanguliselt hästi. Ja siis kokkuvõtvalt võib öelda, et vaid sellises ökosüsteemis saavad terviseandmed muutuda uute ravimeetodite, ennetuslahenduste, teadustulemuste, nutikate tervisetehnoloogiate ja väärtuspõhise tervishoiu aluseks. Nii, järgmine slaid. Usaldus on ligipääsu eeldus, mitte selle tagajärg. Ja terviseandmete kasutamine saab toimuda üksnes siis, kui usaldus on süsteemi sisse ehitatud. See ei saa tekkida tagantjärele, vaid see on ligipääsu eelduseks. Me kõik teame, et usaldust saab ehitada väga pikka aega ja seda purustada üksikute sekundite või tegudega.
Andmeid ei tohi avada juurdepääsu enne, kui on tõendatud või tõestatud, et süsteem on turvaline, õiglane ja läbipaistev. Kui see on vastupidi, siis seda kahju on väga keeruline hiljem korvata. See tähendab siis seda, et enne ligipääsu andmist peavad olema andmed paigas ja toimima. Peavad olema selged rollid ja vastutused, läbipaistvus ja aruande kohustus. See tähendab, et inimestel ja institutsioonidel peab olema nähtav, kuidas nende andmeid kasutatakse nii töötlejate, kasutusjuhtude kui ka otsustamise osas. Ülioluline on auditi, jälg ja kontrollimehhanismid. Et iga andme juurdepääsu ja töötluse toiming peab olema jälgitav, kes millal ja millistele andmetele ligi pääses või neid töötles ning mis eesmärgil. Samuti peavad kindlasti olema selged eetilised ja õiguslikud reeglid. Ligipääsu aluseks peab olema raamistik, mis kaitseb inimese õigusi ja loob kindluse, et andmeid ei kasutata vääralt. Ja kokkuvõttes ongi siis see usaldusraamistik koos aruandekohustuse, läbipaistvuse ja auditeeritavusega. Ja see on siis terviseandmete innovatsioonimudeli esimene ja tegelikult kõige olulisem ehituskiht või nagu vundamendikiht. Nii, järgmine slaid. Koostalitlus 3 tasemel. Mis tähendab siis seda, et terviseandmete innovatsioon ei tugine ainult tehnilisele standardiseerimisele. See saab toimida siis, kui kõik 3 ehk tehnilised, õiguslikud ja organisatoorsed koostalitlusmehhanismid on omavahel kooskõlas ja üksteist toetavad. Ainuüksi FHIR-i või teiste tehniliste standardite olemasolu ei loo kindlasti toimivat andmeökosüsteemi ja innovatsioon tekib siis, kui need mainitud kõik 3 tasandit sünkroonis toimivad ja toetavad turvalist, eesmärgipärast ja efektiivset koostoimimist. Tõhus innovatsioonimudel ühendab ka standardid, juhtimisraamistiku ja protsessid üheks tervikuks. Nii, ja järgmine slaid ehk 4. siis, et mudel käsitleb terviseandmeid ökosüsteemina, mitte kindlasti ainult ühe asutuse vaatenurgast. Nagu öeldud, siis terviseandmed ei ole kindlasti ühe organisatsiooni ressurss, vaid rahva tervise ja innovatsiooni ühiskapital. Seetõttu ei saa terviseandmete kasutust vaadelda üksiku haigla, teadusasutuse või riigiameti perspektiivist. Innovatsioon tekib andmevoogudes ja koostöökohtades, kus erinevad osapooled ühendavad oma teadmised, tehnoloogiad ja vastutused. Edukad terviseandmete mudelid lähtuvad ökosüsteemi loogikast, nad näevad väärtusahelat tervikuna, mitte siis institutsiooniliste piiride kaupa. Ja innovatsioon sünnib kindlasti seostes, mitte nii-öelda üksikutes silotornides, kus siis andmed liiguvad patsiendi, tervishoiusüsteemi, teaduse, innovatsiooni ja poliitikakujundajate vahel. Ja väärtus ei teki ühe andmehoidla sees, vaid integratsioonides ja tagasiside ahelates. Ja ökosüsteemne mõtlemine soosib uusi teenuseid ja teadusmudeleid, näiteks siis personaalmeditsiin, ennetuspõhised lahendused, AI rakendused meditsiinis ja andmesidusad kliinilised uuringud. Ja selle tulemusel muutub küsimus, kelle oma on andmed või kelle omad on andmed küsimuseks, kuidas me koos andmetest väärtust loome. Nii, ja nüüd lähme järgmise punktini. Nii, 5. 5. siis olen toonud välja, et andmete teisene kasutus saab põhineda usaldusstruktuuril. Terviseandmete väärtus avaldub eelkõige nende teisese kasutuse kaudu. See tähendab siis teaduses, innovatsioonis, teenusarenduses, ennetuses ja kvaliteedi juhtimises. Kuid selline kasutus on võimalik vaid siis, kui eksisteerib tugev usaldusstruktuur. Raamistik, mis tagab läbipaistvuse, vastutuse
ning inimese õiguste kaitse igas andmekasutuse etapis. Usaldus ei ole kindlasti deklaratsioon, vaid süsteemne selline ülesehitus, mis seob omavahel õigusraamistiku, tehnilised mehhanismid ja organisatsioonilise vastutuse üheks toimivaks tervikuks. Nii, järgmine slaid. Andmekvaliteet tagab kindlasti andmete kasutuse. Andmete väärtus tervishoius ei seisne pelgalt nende olemasolus, vaid kindlasti nende kasutatavuses. Kui andmed on ebatäpsed, puudulikud, struktureerimata või kontekstita, ei ole neid võimalik usaldusväärselt ka kasutada ei kliinilistes otsustes, teadusuuringutes ega innovatsioonis. Seetõttu on andmekvaliteet ökosüsteemi toimimise samuti üks eeltingimustest, mitte siis lihtsalt üks lisakomponent, vaid ilmselgelt nii-öelda baasnõue. Andmete kvaliteet loob aluse andmete korduskasutuseks, algoritmide ja tehisaru usaldusväärsuseks ning teenuste arendamiseks, mis põhinevad reaalsel tervise informatsioonil. Kvaliteet võrdub kasutatavus pluss usaldusväärsus pluss korduskasutusvõime. Ja läbi siis selle loodava innovatsioonimudeli saab rõhutada, et terviseandmed peavad olema leitavad, mis tähendab struktureeritud, indekseeritud ja metaandmetega varustatud, et neid oleks võimalik veelgi rohkem süvitsi analüüsida. Siis kindlasti nad peavad olema võrreldavad, standardiseeritud ning ühtse terminoloogia ja klassifikatsiooniga, et tulemused oleksid ülekantavad ja interpreteeritavad. Samuti peavad nad olema sidusad, erinevatest allikatest pärinevad andmed peavad omavahel suhestuma. Kliinilised laboripildid, genoomika, patsiendiraportid ja nii edasi. Ja muidugi nad peavad olema taaskasutatavad. Nad peavad vastama FAIR põhimõtetele, mis tähendab siis findable, accessible, interoperable ja reusable, võimaldades korduvat ja mitmikkasutust eri kontekstides. Ilma nende omadusteta jäävad andmed üksikuteks fragmentideks, mitte tõenduspõhise tervishoiu ja innovatsiooni vundamendiks. Nii, ja ma võtan järgmise slaidi. Nii, 7. on siis mul toodud koordineeritud koostöö versus killustatus. Korduvalt on seda öeldud, et terviseandmete ökosüsteem ei saa toimida pelgalt tehniliste ühenduste ja juhuslike partnerlussuhete toel. Ökosüsteem peab olema koordineeritud. Ilma koordineerimiseta tekib paratamatult killustatus, dubleerimine, ressursi raiskamine, vastuolulised standardid ja kindlasti see kõik kokku pidurdab arengut. Mitmetes riikides kahjuks see täpselt niimoodi ongi ja seal on kindlasti oma väga olulised takistused, miks see ökosüsteem ei ole täna koordineeritud. Ja seetõttu ei käsitle ka siis see käesolev terviseandmete innovatsioonimudel koostööd kui iseenesest tekkivat nähtust, vaid kui juhtimise tulemust. Eduka andmeinnovatsiooni eelduseks on mehhanism, mis ainult ei juhi andmeid, vaid juhib tegelikult ka koostööd. Loob ühised standardid, tööpraktikad ja arengusuunad. Samuti tagab, et eri osapooled ei liigu eri tempos ja eri suundades. Ja sidudes siis strateegia, tehnoloogia ja operatiivse teostuse ühtsesse raamistikku. Ja siit ongi küsimus, et kas Eesti terviseandmete ökosüsteem vajaks sellist ühtset koordinaatorit, mis ei ole ka mitte pelgalt ainult tehniline haldaja. Kuna terviseandmete ökosüsteemi keskne küsimus ei ole pelgalt, kus andmeid hoitakse, vaid kindlasti, kes hoiab ökosüsteemi koos ja suunab selle arengut.
Kas teil on täna sellele vastus, et kes seda täna teeb ja kes seda võiks teha tulevikus, kui see on võib-olla ebapiisavalt koordineeritud? Ja sellise koordineeritud terviseandmete ökosüsteemi roll ei oleks kindlasti tsentraliseerimine, vaid kindlasti pigem suuna ja prioriteetide seadmine, mis loomulikult käib koos ökosüsteemi osiste nägemuse ja soovide ja ütleme siis nagu arenguga. Kindlasti ühise arhitektuuri ja standardite tagamine, samuti koostöö, kokkulepete ja väärtusjaotuse kujundamine, siis andmekasutuse mudeli pidev täiustamine, et kindlasti see mudel ei ole kivisse raiutud, vaid see on täpselt samamoodi nagu ökosüsteem looduses on pidevalt arenev, kindlasti paindlik, nõtke ja muutustele reageerib, nii sisemistele kui välimistele ehk keskkonnamuutustele reageerib. Et ta võiks olla ka neutraalne vahendus eri osapoolte vahel, et kes siis võib-olla selgitab ja koordineerib ka erinevaid arusaamisi. Ja kindlasti võiks olla sellel koordinaatoril või kesksel koordineerimisel usalduse hoidmine ja läbipaistvuse tagamine. Selleks võib olla institutsioon, selleks võib olla konsortsium või isegi selline nii-öelda hajus juhtimismudel, kuid kindlasti sellel koordinatsioonil peab olema mandaat ja võimekus. Nii, ja läheme järgmise slaidi juurde. Järgmine slaid tegelikult natuke kordab mul seda eelmist juttu ka, aga ma jätsin selle sisse. Räägiti siin eelnevates ettekannetes ka liivakastidest, et minul on ka 8. punktiks toodud siis nii-öelda ühine mänguplats. Et terviseandmete innovatsioonimudel võiks toimida sellise ühise mänguplatsi põhimõttel, mis loob siis ühtsed kokkulepped ja reeglid, mis võimaldavad kõikidel osapooltel, riigil, tervishoiuasutustel, teadlastel, ettevõtetel ja patsientidel tegutseda selge raamistikuga keskkonnas. Ja selline raamistik vähendab siis ebakindlust ja õigusriske, tagab, et kõik osapooled mõistavad oma õigusi ja kohustusi, muudab andmevahetuse turvaliseks ja tõhusaks, loob usalduse ja motiveerib koostööd. Kindlasti ilma ühiste kokkulepeteta jääb süsteem reaktiivseks ja juhuslikuks. Kokkulepetega muutub see ootuspäraseks, prognoositavaks ja usaldusväärseks ning sellises keskkonnas toimub innovatsioon kiiremini ja ohutumalt. Ja võib-olla ma veel tooksingi eraldi välja selle ootuspärasuse, et on äärmiselt oluline, et osapooltel on ühtlustatud ootused. Et ei oleks sellist olukorda, et meie tegelikult või meie nii-öelda grupp huvilisi tegelikult ootas absoluutselt midagi muud, et see ootuste ühtlustamine on ülimalt oluline. Ja kindlasti võib-olla veel tooksin eraldi välja selle, et peab olema ka ühine vastutus ja kindlasti läbipaistvus kogu selles toimimises. See vähendab siis tõlgendamisriski, sanktsioonide hirmu, millest siin ka Kai rääkis, ja kindlasti ressursside raiskamist ja soodustab kindlasti proaktiivset koostööd. Nii, ja panema minu slaidid hakkavad ka siin varsti peagi lõppema. See järgmine slaid põhimõtteliselt kordab seda eelmist juttu. 9. väärtus tekib süsteemi tasandil. Nagu juba ka öeldud, siis terviseandmete ökosüsteemi eesmärk ei ole kindlasti lihtsalt andmeid koguda või jagada, et andmete liikumine ei ole väärtus, vaid väärtus tekib sellest, mida andmetega tehakse. Ja selle mudeli väljund ei ole kindlasti pelgalt selline nii-öelda data access ega tehniline platvorm, vaid mudeli väljund on süsteemne muutus, mis väljendub uutes ja kvaliteetsemates terviseteenustes, tugevamas teadus- ja arendustegevuses, paremas ennetuses ja tervisetulemustes
millel on kindlasti eeldatavalt majanduslik lisandväärtus ja seda ka siis selles võtmes, et ka uute ettevõtete teke ja uute teenuste teke. Loodetavasti kindlasti suuremas rahvatervise vastupanuvõimes ja lisaks andmete turvalisuses ja usaldusväärses kasutamises. Ehk siis teisisõnu, terviseandmed ei ole eesmärk, need on vahend ühiskondliku ja majandusliku väärtuse loomiseks. Ja võib-olla veel mõne sõnaga, et kuidas see väärtus siis tekib. Et seal on siis mitmed osised. Mudel kirjeldab siis väärtusloome ahelat selliselt, et on andmed, on ligipääs ja usaldusmehhanismid, on kvaliteetne analüütika koos siis teaduse ja arendusega, sealt edasi uued teenused ja innovatsioon, paraneb tervis ja heaolu ja majandus kasvab ja teadmispõhine sektor areneb, mis on ühe riigi arengu seisukohalt äärmiselt oluline nüanss. Nii, ja ongi mul peagi viimane punkt, mis räägib ka siis Eesti kui pilootkeskkonnast, millest ka põgusalt oli siin juttu, et Eesti terviseandmete innovatsioonimudel ei ole ühe riigi sisemine selline eksperiment, vaid kindlasti rahvusvaheliselt rakendatav pilootplatvorm. Ja seda mudelit siis on kujundatud või kujundatakse väikeriigi tingimustes, mis on meile kindlasti selline unikaalne eelis. Kuna väike süsteem võimaldab kiireid selliseid tsüklilisi õppimisi, integreeritud lähenemist ja paindlikku juhtimist, mida suuremates riikides on kindlasti raskem saavutada ja kuidagi tunnetuslikult võib öelda, et võib-olla Eestis ka usaldus selliste, ütleme siis heas mõttes eksperimentide suhtes on suurem kui võib-olla suurtes riikides. No, ma ei tea, näiteks Suurbritannias, Prantsusmaal ja ka võib-olla Belgias, kus rahvaarv on Eestiga võrreldes siin peaaegu 8-9-kordne. Ja kindlasti ei ole eesmärgiks luua ühte sellist ajutist projekti, vaid reprodutseeritavat ja kindlasti skaleeritavat süsteemimudelit, mida saab kohandada ja eksportida ka teistesse Euroopa riikidesse ja kaugemale. Ja võin enda kogemusest öelda, et Euroopa Komisjon näiteks on väga huvitatud sellistest uutest lahendustest, just mis puudutab terviseandmete ökosüsteemi innovatsiooni. Ja kui nüüd see innovatsioonimudel saab kenasti tehtud, siis sellega saab tõestada, et Eesti kui väikeriik saab toimida kõrgeusaldusliku innovatsioonikeskkonnana ja pilootlaborina ja võib öelda, et rahvusvaheliselt kindlasti Eestil on arvestatavalt tugev innovaatori, ütleme siis maine, kuigi võib-olla meie näitajad erinevates raportites ei ole täna kõige kõrgemad, aga meie maine innovatsiooni juhtiva ja arendava riigina on kindlasti endiselt Euroopa Liidu kontekstis vähemalt väga-väga kõrge. Samuti terviseandmete ökosüsteemi saab disainida süsteemselt, mitte siis ainult projektipõhiselt või ühe riigi põhiselt. Saame näidata, et süsteem on läbipaistev, standardiseeritud ja usalduslik raamistik ja nagu öeldud, on seda siis võimalik skaleerida. Ja samuti saame näidata seda, et EHDS-i põhimõtteid saab ellu viia tõhusalt ja kiires tempos. Eks me seda veel natuke peame analüüsima, aga loodetavasti on seal lahendused. Ja me pakume siis sellist praktilist tõestust, mitte ainult pelgalt kontseptsiooni. Ja kindlasti see võiks olla selline oluline väärtus ka kogu Euroopa ja Euroopa Liidu jaoks. Nii, ja ma arvan, et sellega on minu slaidid läbi ja ma ütlen siis lõpetuseks, et koostööpõhine innovatsioon
ei sünni üksikprojektidest, vaid süsteemsest raamistikust, mille koosloome tagab usalduslikkuse ja jätkusuutlikkuse. Ja kutsun teid kindlasti kõiki mudeli kaasloojateks, et kujundada koos selline terviseandmete ökosüsteem, mis on usaldusväärne ja toimiv ja eksporditav. Minu poolt kõik. Panen veel viimase slaidi siin, kus olid ka minu kontaktid. Nii, suur tänu teile ja head päeva soovides. Suur aitäh sulle, Kristel, põhjaliku teemakäsitluse eest ja mul on siia lisada nüüd Kirsti Ordina tund aega tagasi sotsiaalminister Karmen Joller teavitas, et Vabariigi Valitsuses võeti vastu ja saadeti edasi Riigikokku kinnitamisele seaduseelnõu inimgeeniuuringute seaduse kohta ja oma teates kirjutab ta, et uus inimgeeniuuringute seadus loob selge ja turvalise aluse, et Eesti geenivaramu andmed saaks päriselt kasutada inimeste tervise heaks, haiguste ennetamiseks, täpsemate diagnooside panemiseks ja just inimestele sobivama ravi valikuks. Ja see on väga hea lõpupunkt tänase webinari käsitluseks. Me jätkame oma arutelu 2 nädala pärast juba siis terviseandmete kompassi 3. osana ja kutsume teid kindlasti sellele osalema ja kuulama. Aga tänan tähelepanu eest ja kena ilusat päeva jätku!